Nii jätkan selle peatüki lugemist, kus mul jäi pooleli. Kui suur osa sellest, mida sulle seksi kohta õpetati, on sinu jaoks seni hästi toiminud? Kas võiksid kaaluda kõigest sellest eksitavast rämpsust vabanemist, mida sa oled õppinud seksisuhete ja suguelu kohta? Kas võiksid selle kõik kotsiljon korda hävitada, olematuks teha? Tänan ja õige vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed povadid, alused loomised ja veel. Kui lapsed tunnevad seksuaalenergiat ja seksuaalset iha, võid samuti tunnistada selle olemasolu, ilma et peaksid sellega seoses midagi ette võtma. Kui sa oma lastega sel teemal ei vestle, siis kasvavad nad üles seisukohaga, et seks on midagi räpast ja vale. Mu tütar rääkis mulle, kuidas üks sõbranna oli talle öelnud: sinu isa on seksikas. Ma laususin talle: ohoh, tänan väga. Ütle talle minu poolt, et mul on kahju, et ma pole 20 aastat noorem või tema pole 20 aastat vanem, sest muidu oleks mingi võimalus täitsa olemas. Küll on kurb lugu. Mu tütre sõbranna tundis piinlikkust ja hakkas näost õhetama, aga tütar rõõmustas. Ma olin tunnistanud, et see energia oli olemas. Võid õpetada oma lastele lubamist. Kui lubad neil sellist energiat vastu võtta ilma neid arvustamata või nende valikut üle tähtsustamata, mis siis, kui võiksid luua oma reaalsuse seksi tähenduse kohta, selle asemel, et uskuda teiste inimeste kaotamata. Anna oma lastele julgust valida. Kui sa näed ema või isana oma last tegemas midagi sellist, mis pole tema parimates huvides ning tahaksid näha neid langetamas teistsugust valikut, siis võid neile selle teistsuguse valiku välja pakkuda. Aga sina ise ei tohi valiku tulemusele panustada. Võib-olla teadvustada, et laps võib teha teistsuguse valiku, aga pead ikkagi olema valmis leppima ükskõik millise tulemusega. Ainus asi, mida teha võid, on anda oma lastele eneseteadlikkus, et nad võiksid ise valiku teha. Kuidas aga anda seda teadlikkust lastele, kui nad kasvavad üles keskkonnas, kus sina oled oma suhtes iseendast lahutanud? Nad näevad seda sinu juures ja hakkavad ka endast lahutama. Kui hakkad oma jõul seisma ja iseendaks saama, siis ütlevad su lapsed: üks hetk mu ema või isa on teistsugune. Tahan samuti rohkem selline olla ning siis teevad nad sellega seoses valiku. Sina pead valima selle 990% oma võimekusest, et võiksid oma lapsi innustada. Sa ei tohi ennast kahandada selleks, et ergutada oma lapsi või tutvustada neile teistsugust võimalust. Kui sa ütled, kahju küll, aga minu jaoks ei sobi, juhtuma peab midagi muud, siis saavad lapsed selgeks, et ka nemad võivad muutuse valida. Pead elama lähtudes täielikust lubamisest ning suhtuma lubamises ka sellesse, kui su lapsed ei muutu. Kui sa endale teadvustad, et nad muutuda ei taha, siis hakkavadki nad tavaliselt muutuma. Kui sa ütled oma lastele, ma ei ootagi iial, et sa muutuksid, tean, et sa seda ei suuda, siis muutuvad nad üksnes sinu kiuste, et sulle vastupidist tõestada. See on suurepärane viis nendega manipuleerida. Sinu elus esineb seega vähem traumat ja draamat, sest ükskõik, mis elus ka esile ei kerkiks, oled võimeline seda tänu oma lubamisele muutma. Võid lihtsalt olla endast see 990%, mis on täiesti teistsugune olemise viis. See 990% ongi sinu olemise valik. Kui sa endast midagi ei lahuta ja oled tegelikult tervikuna sina ise, hakkavad su elus avanema uksed kõiksugu erinevate asjade juhtumiseks. Peresuhted 990% ulatuses.
Kuidas näeksid välja peresuhted selle protsendi ulatuses? See tähendaks kõigi suhete kõrvaldamist ja hävitamist selles mõttes, et sinu ja kõigi teiste vaheline kaugus lihtsalt kaoks. Mis jääks sulle alles, kui kaoks sinu ja kõigi teiste vaheline kaugus? Sulle jääks alles sinu ise ja täielik valikuvabadus. Mida tähendaks täielik valikuvabadus? See kujutaks endast 10 sekundi kaupa elamist, mis käib umbes nii. Sul on nüüd ülejäänud elu elamiseks 10 sekundit. Mis valiku sa teeksid? Hästi. See eluaeg on läbi. Sul on nüüd ülejäänud elu elamiseks 10 sekundit. Mis valiku sa siis teeksid? See ongi täielik valikuvabadus. Meie aga püüame valikuid langetada selle põhjal, mida keegi teine otsustaks, mõtleks või teeks meie valiku tulemusena. Ei, valik tähendab, ma tahaksin sellise valiku teha. Kui sulle see ei meeldi, siis olgu nii. Kui meeldib, siis olgu nii. See ongi see valdus. See on koht, kus sa iial pole käinud või siis oled hetkeks seal läbi põiganud, aga ainult üürikeseks hetkeks, sest kohe, kui sa mõistad, et oled kloagist välja pääsenud, ütled sa, oodake, kus on kõik ülejäänud junnid? Kui ma kõiki junne endaga kaasa võtta ei saa, siis ma sinna ujuma ei lähe. Kas oled püüdnud aastaid toimima panna sellist suhet, mis kuidagi toimida ei taha? Kas sa ootad asjatult? Kui sa ootadki seda, et lapsed sinuga puhtasse basseini kaasa tuleksid, siis ootad sa asjatult. Sinu lapsed teevad oma valikuid täpselt samamoodi nagu sina. Sina ei vastuta teiste tehtud valikute eest, isegi kui nad on sinu lapsed. Kuidas võiksid sa küll minna puhtasse basseini ilma oma lasteta? Küsimus polegi selles, kuidas seda teha, sest asi on valikus. Millise valiku sa teed? Kas tahad lapsi igatseda või tahad neid oma elus hoida? Mina oma lapsi ei igatse. Nemad igatsevad mind. Nad ütlevad muudkui, isa, helista mulle. Isa, miks sa minuga koos aega ei veeda? Ma küsin vastu, millal sa tahaksid kokku saada? Kas homme sobiks? Mis kellapaiku me kohtuda võiksime? Kas hommikupoole? Kas helistan kinnitamiseks sulle või helistad sina mulle? Lapsed ütlevad, helista sina mulle. Ma ütlen, hästi. Seega helistan ma 4 tundi järjest, aga ei saa mingit vastust. Kas nad tõesti tahtsid minuga aega veeta või tahtsid vaid seda, et nõustuksin nendega aega veetma? Mu tütrel oli kombeks öelda, ma ei jõua ära oodata, kui sa koju jõuad. Tunnen sinust väga-väga puudust. Kui ma koju jõudsin, ütles ta esimese asjana, ma lähen sõpradega välja. Ega sa vastu ole? Muidugi ütlesin ma talle, et ma pole vastu. Tema ütles, kuid ma äsja ütlesin sulle, et tunnen sinust puudust. Ja mina ütlesin, ma tean, tegid seda 10 sekundit ja said sellest siis üle. Pole midagi. Kui elad 10 sekundi kaupa valikuid tehes, siis pole 10 sekundiks kellestki puudust tundmine midagi olulist. Lihtsalt mine eluga edasi. Sa ei tohi midagi üleliia tähtsustada. Abivahend. Ära tähtsusta midagi üleliia. Kui tahad tõeliselt luua mingit selgust oma elus olevate inimeste kohta, siis mõtle oma sõpradele ja pereliikmetele ning muuda nad mõttes multitegelasteks. Jänes Puks, Panni, Partafi, Ott, Koi-Ott, Jooksur, Kängul, Jooksur, Kägu, Iia ja nii edasi. Kui tõsised on nende inimeste traumad ja draamad, siis kui oled nad multitegelasteks muutnud. Väga raske on kedagi tõsiselt võtta, kui näed seda inimest kui multikangelast. See on suurepärane abivahend suhte tähtsuse purustamiseks. Kui sinu elus on keegi, keda pead enda jaoks tähtsaks, siis püüa teda kutsuda oma tähtsusetuks sõbraks. Kas nende niimoodi kutsumine tekitab sinus hea tunde? Kui sa ütled kellelegi, tere, mu tähtsusetu sõber, siis kukub ta tõenäoliselt naerma. Ta peab seda naljakaks. Kui tutvustad kedagi kui oma tähtsusetut sõpra,
küsivad teised, mis asja? Siis võid sa öelda, jah, see on kindlasti üks kutt, kellega ma magan, aga ma armastan teda väga ja ta on tõesti kena. Kas te ei arva? Kas tahaksite teda järele proovida? Kas see muudaks mõne inimese vaatenurka? Kohe kindlasti. Selline asi paneb inimesed mõtlema, teistsugust seisukohta võtma. Mõnikord esitavad nad sulle tulemusena isegi küsimusi, mis avavad neile uue teadlikkuse. Heldeke, see oleks ju lihtsalt õudne. Teistest hoolimine. Mis vahe on kellestki hoolimisel ja kellegi eest hoolitsemisel? Kas tunned erinevust nende kahe sõna energia vahel? Kui sa teiste eest hoolitsed, siis teed sa nende heaks midagi. Kui sa teistest hoolid, siis lubad sa neil olla selline, nagu nemad tahavad. Tõeline hoolimine tähendab valmidust lubada inimesel olla täpselt selline, nagu ta ise valib. Kellegi eest hoolitsemine tähendab katset muuta nad millekski, mis nad sinu arvates paremaks teeks. Kumb on avardav, kas hoolimine või hoolitsemine? Avardavam valik on alati hoolimine. Hoolimine kui väärkohtlemine. Mu eksnaise perekonnas karjusid kõik alatasa üksteise peale. Tema jaoks tähendas karjumine seda, et sa millestki väga hoolid. Ta tahtis alati tülitseda ja karjuda, sest see oli tema arusaam hoolimisest. Ta kasvas üles koos kahe alkohoolikust vanemaga, kes alati tülitsesid ja üksteise peale karjusid. Seega seisnes ka kogu meie abielu tülitsemises ja karjumises. Uskumatu. Läksime ühel aastal jõuludeks tema vanematele külla. See oli imeline talv. Need olid esimesed valged jõulud, mida ma näinud olin. Talve hommikul sadas maha lumi ja me olime majas, mis ehitati 1860. aastal. Igas toas oli kamin ja meie põletasime igaühes jõuluvalgu. Kõik oli ideaalne. Mu eksnaise vanemad saabusid meie juurde vahetult enne õhtusööki ja hakkasid täiest kõrist üksteise peale karjuma. Selle tagajärjena kadus mul tahtmine nendega ühes toas jõulusöömaaega pidada ning sellest hetkest peale läks ülejäänud õhtu kolinal allamäge. Mõnele inimesele selline asi meeldib, sest see on nende arusaam koheselt hoolimise ühest osast. Kui sa kasvad üles peres, kus inimesed sinu peale karjuvad ja ütlevad, teen seda vaid sellepärast, et sind armastan, siis hakkad uskuma, et see vastabki tõele. Paraku arvab enamik inimesi, et väärkohelda on võimalik ainult neid, keda armastad. Kui palju sellist väärkohtlemist oled sa oma ellu lubanud, mis sinu arvates tõestab, et keegi sind armastab? Kas võiksid selle kõik otsiljon korda hävitada ja olematuks teha? Jaa. Õige vale, hea ja halb, pott ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, povadid, alused, loomised ja veel. Nii. Teiste pärast muretsemine. Selline tükk. Ma arvan, et kui ma selle loen ära, siis Kas sinu peres oli keegi, kes muud kui millegi pärast muretses? Lapsena nägid sa seda inimest muretsemas ja mõtlesid, kui ma suudaksin tema mure lahendada, siis lõpetaks ta muretsemise. Ta ei peaks enam muretsema ja mina ei peaks muretsema ning mul pole enam vaja muretseda. Aga kuidas saaksin ma tema muretsemise lõpetada? Seega hakkasid sa tema muret enda kanda võtma, et teda murest vabastada. Aga see ei aidanud, sest tõenäoliselt oli ka tema kelleltki teiselt mured üle võtnud. Sellest ajast peale oled sa valinud inimesi, kelle universumis oli palju muretsemist, mille sa enda kanda võtsid. Kui sulle tuleb tänaval kõndides vastu mõni murelik inimene,
siis võtad sa tema mure endale. Lõpuks abiellud sa kellegagi, kes oli samuti see muretsemise taustaga süsteem, sest sinu nägemist mööda on asi nii, et kui suudaksid nende mure lahendada, siis saaksid lõpuks üle ka enda probleemist seoses muretsemisega. Kas oled sellisest mõtlemisest juba kurnatud? Jaa, me kõik teeme niimoodi, olgu siis tegemist viha, muretsemise või hirmuga. Ükskõik milles asi ka poleks. Kui sa kasvad koos kellegagi, keda see häirib, siis võtad sa enda kanda kogu selle saasta, arvates, et lahendad nõnda teiste probleemi. Lood endale suhteid inimestega, kes on täpselt sellised nagu inimene, kelle probleemi sa lahendada ei suutnud. Sa mõtled, et kui selle probleemi koos nendega lahendad, siis lahendad probleemi ka esimese inimesega ega pea enam sellega tegemist tegema. See ei lähe läbi, nemad peavad seda olukorda muutma, mitte sina. Tunneta seda energiat, mis kirjeldab kõike, mida sa oled teinud, kui võtsid endale lahendamatuid ülesandeid, mis ei lahendanud midagi, aga sundisid sind astuma suhtesse inimesega, kellega pidid probleeme lahendama. Kas võiksid selle kõik kotsiljon korda hävitada ja olematuks teha? Ja. Õige ja vale, hea ja halb, vot ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, povadid, alused, loomised ja veel. Püüad ühtlasi muuta end vastutavaks kõigi nende eest, kellel on samasugune energia või kes elavad lähtudes murest, hirmust, vihast või millest tahest. Kohe, kui sa seda tajud, püüad seda probleemi muuta või enda kanda võtta, et seda teistsuguseks muuta. Sa ei pea teadma sedagi, kes see inimene on. Võib-olla on see lihtsalt mõni mööduja. Võid seda energiat haarata ükskõik kellelt kogu maailmas. Teinil on meeles üks kord, kui temaga telefoni teel vestlesin ja püüdsin mingit probleemi lahendada. Teda tabas tugev tung, et pidi midagi minu aitamiseks tegema. Järgmise asjana mõtles ta juba, mida ta teha võiks, kuidas tema selle probleemi lahendada saaks, kuidas tema asja muuta võiks. Sellel probleemil polnud temaga mingit pistmist, aga siiski mõtles ta, kuidas võiks ennast painutada, kokku suruda, klammerdada, moonutada, et seda probleemi muuta. Siis taipas ta, et oli kogu elu jooksul arvanud, et kui kellelgi teisel on mingi probleem, siis on selle muutmine tema kohustus. Kas sinul on samasugune vaatenurk? Kas olid oma pere kõige vastutustundlikum liige isegi vaid 2-aastasena, sest sina olid oma peres suurima teadlikkusega? Kas olid vastutustundlikum kui su vanemad? Kas see tähendab, et sina oled automaatselt vastutav kõigi hädade lahendamise eest? Jaa, ma tunnen ära seda ennast. Sa püüad kellegi eest hoolitseda ja teda kaitsta seeläbi, et muretsed tema pärast. Oled enda jaoks kinnistanud mingi järelduse, et pead seda tegema. See teeb järeldusest sinu loomingus. Sina lõid selle, seega võid selle sama kergesti ka olematuks teha. Kas tahaksid nüüd sellest loost loobuda? Ja kas võiksid selle kõik kotsiljon korda hävitada ja olematuks teha? Jaa. Õige, vale, hea ja halb, pot ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, povadid, alused, loomised ja veel. Sain kord kõne oma tütrelt, kui ta küsis, kui ta üksi Bostonis viibis. Ta ütles, isa, mul on tõeline hirm, nagu keegi seisaks mu maja ees. Ja ma ütlesin, olgu peale, sulge silmad ja osuta kohale, kus see toimub. Kas see on lähedal või mitme kvartali kaugusel? Ja ta vastas, mitme kvartali kaugusel. Seega küsisin, selles suunas asub Main Street, eks? Kas sa ei arva näiteks, et mõni Main Streetil kõndiv naine tunneb hirmu nende tüüpide tõttu, kes nurga peal jõlguvad? Sest see pole eriti kena kant. Mu tütre hääl muutus kohe reipamaks ja ta ütles seda küll. Ning suutis ilma mureta magama jääda. Ta tunnistas, et hirm polnud tema oma ega pidanud enam selle pärast muretsema.
Ta oli enda kanda võtnud ühe teise naise vaatenurga, mis ütles, et teda võidakse sellel tänaval jalutamise ajal vägistada. Inimestele rõõmu toomine. Kui sa kasvasid koos kellegagi, kes kogu aeg muretses, siis haarad praegu kinni igast murest ja pead seda muret enda omaks iga kord, kui keegi teine muretseb. Nagu varem juba mainisin, ei näe sa enne 2-aastaseks saamist mingit vahet enda ja oma vanemate vahel, nii et kui nemad muret tunnevad, siis eeldad, et nende mure on ka sinu oma. Püüad seda neilt ära võtta, et parandada nende enesetunnet. Kuid sellest pole kasu. Kas sa püüdsid lapsena kunagi oma vanemaid õnnelikuks teha? Kas see kunagi ka toimis? Ei, miks küll? See ei teinud neid kunagi õnnelikuks, sest nad ei tahtnud õnnelikuks saada. Nad tahtsid olla kurvad, nad tahtsid muretseda ja olla õnnetud, sest õnnetus tähendab seda, et sinu elu on ehtne. Oled sa tähele pannud, et kui sa kurvastama peaksid, küsivad inimesed sinult, oh, mis lahti on, kullake? Kui sa oled õnnelik, siis küsivad nad, kas oled mingit uimastit võtnud? Miks peaksid uimasteid võtma selleks, et õnnelikuks saada? Rõõm on meie maailmas kahtlemata midagi halba. See on nii veider. Ilmselgelt pole sa piisavalt tõsine, kui liiga palju naerad ja naeratad. Vaat selline lugu. Et nüüd on siis 25. peatükk ja oma keha tundma õppimine. See on väga huvitav, aga sellest ma loen homme.